Super, tere! Alustame superuudistega. Tänastes superuudistes Prints valgel hobusel ehk miks noor keha tahab valla pääseda. Eksperiment munade ja Indrek Treufeldiga, kellele meeldib Justin Bieber. Koridori küsitlus meedialaagris, kes on kõige seksikam grupijuht. ja veel palju muud. Alustuseks. Tänavune multimeedialaager on leidnud oma enda muinasjutu printsi. Mis toimub meie rüütliga valgel hobusel? Mida arvavad sellest kaasosalised või hoopis oma ala professionaalid? Ja kõik see on tekitanud laagristes küsimuse, mis paneb ühte noormeest end teiste ees avalikult paljaks kiskuma. Pikaajaline sõbranna oli lahkesti nõus informeerima laagrilisi Aksli tegevusmustrist. Kas teiega koos on Aksel ennemgi riided seljast võtnud? Jaa. Missuguses situatsioonis? Ma arvan, et tal hakkas kuum. Milliseid emotsioone see teist tekitas? Ma arvan, et ma sain väga kadedaks, et ta tahtis oma keha teistega jagada, mitte ainult minuga. Kuid püsime jääb siiski küsimus, miks noormees endalt suuremas seltskonnas riided seljast heidab? Ning sellele küsimusele aitas meil vastust leida tunnustatud psühholoog Jüri Ennet. Esimene variant on siis selline, et nad on hoolega trenni teinud paar aastat ja need lihased on juba suured, paremad veel kui Schwarzeneggeril ja et on mida näidata. Suhtlemisel on see seksabiilsus küllaltki suur ja tähtis, et kui muidu nagu verbaalselt või muidu suhtlemiselt kommunikatsioon ei anna seda suhet välja, mida nad tahavad, et siis võib-olla võtavad appi ka siis selle Aadama keha. Aga see lohutuseks võib öelda, et neid ilma kiiksuta inimesi ka vabariigis väga palju ei olegi. Kohtusime ka loo peategelasega, kes sai võimaluse olukorra selgitamiseks. Loomulikult on see olukorra spetsiifiline tegevus, ehk siis igal tegevusel on oma aeg ja koht, aga kui mõned ütlevad, et see on lihtsalt üks niilbe tegevus, siis ma ei saa sellega täielikult nõustuda, sest tegelikult võib seda käsitleda kui omamoodi kunsti. See on ka omamoodi performance, happening. Tänu anonüümsetele vihjetele saime jälile pihikaameras asuvatele ülimalt kompromiteerivatele materjalidele. I believe in miracles. Where you from? You sexy thing, you. Lõppkokkuvõttes jääb igaühe enda otsustada, kus riided ära võtta või selga jätta. Ja nüüd sõna jääb tagasi stuudiosse. Multimeedialaagrit külastas kuulus ajakirjanik, elektroonikainsener, saatejuht Indrek Treufeld. Meie ajakirjanikud kasutasid võimalust härra Treufeldiga eksperimenteerida. Võime öelda, et eksperimendis oli kaasatud härra Treufeld, tema arvamus ning munad. Andmete graafiline kuvamine televisioonis. Selle ma olen siia kaussi. See mulle meeldib. Nii. Loodan, et muna on värske. Nii, et ja graafik on alati värske. Nii. Ei hakka eraldama munakollast munavalgest. Indrek Treufeld.
ei no, ei, paneme selle siia siis. Ei tohi enesega rahul olla. Ma arvan, et ega ma eriti magus ei ole. Nii. Kolmandaks ma annaksin teile valimistulemused. Valimistulemustega tuleb rahul olla. Ma arvan, et see on rahva valik ja mis on, see on. Nii. Siis Justin Bieber. Ma ausalt öelda, ma olen seda nime tohutult palju kohanud, aga ma ei saa aru sellest. Mulle üldse ei meeldi, kui inimesed hakkavad nagu kummardama ühte asja, ühte nime ja minust on ta veel liiga noor, liiga vähe elukogenud, et kummardada. Paneme ta siia. Koos. Nii. Aga kas te pooldate astmelist tulumaksu? Astmelist tulumaksu, või. Üldiselt on niimoodi, et uudiste ajakirjanikuna ma ei tohiks võtta poliitilisi seisukohti. Seetõttu on nagu tegelikult ma ei ühte ega teist tohiks teha. Ma ei tea. Noh, ütleme, et väga paljudes riikides on astmeline tulumaks. Noh, ütleme, et siis allume enamuse survele. Lihtsalt nii. Wikileaks. Miks mitte? Wikileaks on ju täitsa lahe. Iseasi, kas see on ajakirjandus või mitte, aga mingil moel teeb see maailma paremaks. Ma loodan küll. Ma usun, et te olete tutvunud mänguga Angry Birds. Ja Angry Birds, ma näen seda küll oma Apple'i selles rakenduste poes, aga ma ei ole jõudnud nii kaugele, et üldiselt ma ei ole mängija. Ma ei mängi üldse arvutimänge või mobiilimänge. Nii, paneme seda siia. Mitte, et midagi halvasti oleks, aga lihtsalt. Jada- ja rööpühendused. Jada- ja rööpühendused, väga lahe. See on ju täiesti klassika. Palun väga. Tallinna TV. Tallinna TV. No ei meeldi. No selles mõttes, et ta võib ju olla, aga ma ei saa aru. Et minu mõelest TV räägib ka Tallinnast samamoodi, et mis on ikka nii väga. Nii, dislike. No nii. Mis nüüd saab? Siin saab ikka omleti vist või? Jah, kas praadima? Nüüd tuleb see, et valatakse mind sellega üle. Meie vapustavad tänavareporterid uitasid mööda koridore ning uurisid laagrilistelt, mida nemad arvavad punasärklastest. Laagri korraldajate silmist kiirgab, et nad on endaga äärmiselt rahul. Kuid mida laagrilised punasärklastest tegelikult arvavad? No mulle ei meeldi tema need mailbagsid, mis tal seal ees on. Üldse on ta ilmselt loll ka. Ma arvan, et ta on päris seksikas niimoodi ja teda ikka küll nagu kepiks, nagu come on. Ta ei meeldi mulle täiesti mõttetu inimene. Järgmine küsimus, palun. Ta ei meeldi mulle. Ta ei oska just üldse meikida. Mõttetu veit. On nagu mina, ainult plastmassist, tal on sama ilus kõht, mõnus tagumik, ma tean seda isiklikult, ja tal ei ole nii lahedat kollast nokamütsi kui mul, aga muidu on ta päris tore inimene. Newsnek, pagadi! Täname vaatamast meie super-hüper-tupper Batman uudiseid.